See on Raadio Star FM hommikuprogramm ja meil on nüüd stuudios auväärt poliitikud. Hea meel on teid siin näha. Tere hommikust, lugupeetud poliitikud. Asume kohe asja juurde. Ma küsin alustuseks kõige olulisema küsimuse. Härra Parts, mis te arvate, kas Neiu Aunaste pääseb Riigikokku? Maire poliitiline karjäär kestab nii kaua, kui kaua ta kulub ära, see kott soola. Ma usun, et Aunaste vastaks sellele küsimusele paremini kui mina, nii et küsige seda temalt. Mihkel, ole väiteks ole ja palun ära kaaguta. Ets, no lõpeta ära see jama praegu. Rahu, härrased, rahu. Palun vastake küsimusele. Too ilmselt, Pille, sa oled ju kuulnud palju blondide anekdoote, eks ole? Mulle tundub, et sul on päris palju äratundmist seal. Aga ikkagi, härra linnapea, tuleme tagasi küsimuse juurde. Muidu jääme varsti kõik magama siin. Too, Pille, ma soovitaks sulle seda, et kui sa juhid hommikuprogrammi, siis võiks ikkagi järkvel olla. Ei, paistab, et ei saa päris täpselt aru, mida ma küsisin. No, Rosileht, te olete ise emakeele õpetaja, aga emakeelt rääkida ei oska väga hästi. Palun korrake küsimust, ma ei saanud aru. Palun vastake küsimusele. Palun korrake küsimust. Ma mõtlesin vahepeal selle peale, kellele ma järgmiseks Tallinna linna parklad välja rendin. Mis te arvate? Kas Neiu Aunaste Riigikokku pääseb? Küsige nüüd see küsimust nii, et normaalne inimene ka aru saaks. Mis te arvate, kas Neiu Aunaste pääseb Riigikokku? Ma arvasin, et halba raadiot oskab ainult Kivisaar teha, aga tuleb välja, et teiegi maha ei jää. No see on ikka täielik jama ju. No ma ütlen ausalt, vaadates selle mehe vastupidavast, siis mulle tundub, et Edgar sündis Jeesusega samal aastal. Mihkel, ole väiteks ole ja palun ära kaaguta. Palun vastake küsimusele. Kuna ma olen Brüsselis, siis ma ausalt öeldes ei tea, mis Eestis täpselt toimub. Ja päris ausalt öeldes ega enam ei huvita ka. Selge. Ei paistab, et ei saa päris täpselt aru, mida ma küsisin. Ei kinnita ega lükka ka ümber, nii et jään vastuse võlgu. Härra Parts, mis te arvate, kas Neiu Aunaste pääseb Riigikokku? Maire, sa ei ole poliitiline imik. Maire, sa oled poliitiliselt küps, tähendab. Maire missioon Eesti poliitikas on tegelikult absoluutselt siiras. Eesti rahvas seda ei tea. No mõned teavad, aga vähed usuvad. Palun vastake küsimusele. No kui te küsite minult seda, et miks Tallinna linnas teed auklikud on, miks laste kohti vähe on, miks inimesed nii halvasti elavad, nagu nad elavad, siis palun küsige seda pigem Edgari käest. Linnarahakott on ikkagi tema kulutamisel. Jää vaid, kui sa minuga räägid, eks ole? Selge. Kus mu need tabletid on? Mul on hästi konkreetne küsimus. Rosilehest, kui sa nii vabalt poliitikast pläkutada võid, siis tule astu ka erakonda. Teate, kui te siit raadiost ühel päeval kinga saate, siis täiesti vabalt võite Tallinna TV-sse tulla statiive püsti panema, sest te olete ebakompetentne ju. Selge. Mul on küsimus härra Noolele. Miks? Aga ma ikkagi ütleks nende sõnadega, mis ma Riigikogus ütlesin meestele, et kõikidele Riigikogu meesliikmetele head naistepäeva. Te olete väärt seda ja kandke auga see tiitel välja, kui teile see seadus meeldib. Teate, sellise jutu peale ma võtaks uisud uuesti kätte ja läheks teeks ühe lisaklipi. No tõesti lollus, mis te suust välja jätte. No kui ma sellisel tasemel sisulist debatti tahaks kuulata, siis ma läheksin lasteaeda. Kuule, sina Rosileht oled ju vana diskor, mängi parem muusikat.